Järjekordne pingete tõus. Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel pärast mitut suhteliselt rahulikku päeva. Jordaania tõrjus öö jooksul 5 Iraani poolt Ameerika vägede pihta tema territooriumil välja lastud ballistilist raketti, mida USA keskväejuhatus nimetas seda üllatusrünnaku katseks, pärast seda, kui president Donald Trump teatas nädalavahetusel, et peatab rünnakut pärast 2-nädalast võitlust. Ameerika Ühendriikide sõjavägi ei ole sellele viivitamatult reageerinud, kuid eraldi sündmusena viisid Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia läbi ühised rünnakud Iraani toetatud relvarühmituste vastu Ida-Iraagis. CENTCOM-i andmetel sihtmärkideks olid Iraani revolutsiooni kaardiväe juhitud terroristid, kes olid viimase 72 tunni jooksul korraldanud 30 droonirünnakut USA vägede ja Saudi Araabia energiarajatiste vastu. Iraagi rahva mobilisatsioonijõud, peamiselt Iraani toetatud relvarühmitusi ühendav katusorganisatsioon, ütleb, et mitu nende peakorterit sai tabamuse, mille tagajärjel hukkus vähemalt 20 võitlejat ja 32 sai haavata. Ja samal ajal, kui raketid lendasid, sai ka diplomaatia järjekordse löögi. Teadavasti lükkas Iraan tagasi Omaani ettepaneku jagada kontrolli Hormuzi väina üle. Üks kõrge Iraani ametnik süüdistas Ameerika Ühendriike ja Saudi Araabiat Omaani survestamises, et edendada nende ebarealistlikke plaane. Teatatud tagasilükkamine ja uuendatud rünnakud ohustavad nüüd jõupingutusi eelmise kuu USA Iraani vastastikuse mõistmise memorandumi taaselustamiseks, muutes väljavaated diplomaatiliseks läbimurdeks üha ebakindlamaks. Nüüd on stuudios koos meiega mees, kellel on vastus. Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Osseran. Oleme taas eetris. Iraagi relvarühmitused tulistavad. Huutid tulistavad. Nüüd Iraan. Taas otsene tuli Iraanist. Kus see kõik meid täna jätab? Ariel, mul on vaja näha laiemat pilti. Vaata, David, me oleme nüüd selle sõja 6. kuus Iraaniga. Nüüd on see muutunud, arenenud erinevateks probleemideks, kuid lõppkokkuvõttes USA ja Iisrael alustasid seda sõda, et veelgi nõrgestada Iraani tuumaprogrammi ja kukutada režiimi. Aga sellest me ei räägi. Me räägime Hormuzi väinast. Me räägime rünnakutest Pärsia lahe Araabia riikide vastu. Me räägime nüüd Saudi Araabia rünnakutest Iraagis. Me räägime Bab al-Mandabist. Me ei räägi tuumaküsimusest. Nii et tundub, et Iraan dikteerid siin tooni. Kuid me saame samuti tuvastada USA tsüklilist dünaamikat. Valmistumas massiivseteks rünnakuteks, mis siis viimasel hetkel tühistatakse, jättes ruumi diplomaatiale ja siis Iraan jätkab rünnakuid ja siis jõuame siia. See ei ole esimene kord, kui ma räägin sellest dünaamikast, mis nädalavahetusel aset leidis. Me olime seal tagasi mais. Nii et võib tunduda, et Iraan ei dikteeri võib-olla tooni, aga tegelikult üritab Trumpi administratsioon aega võita, et mitte enne novembri vahevalimisi Iraani vastu täiemahulisi sõjalisi operatsioone alustada. Miks? Sest see destabiliseeriks veelgi maailma majandust. See tõstab Ameerika Ühendriikides bensiinikütuse hindu. See sõda on Ameerikas endas ebapopulaarne. Seega püütakse vältida kõrgema taseme sõjalisi operatsioone, hoides neid madalamal tasemel lävel. Ma arvan, et see ongi olukord, milles me praegu oleme. Kas seda on võimalik säilitada? Ma mõtlen, see ongi praegu küsimus. Kas Iraan laseb sellel olukorral püsida? Ma mõtlen, sul on ju sõnumid, mis tulevad ajatollalt, Huuti liidrilt, Iraagi relvarühmitustelt. Kuula Hezbollah kõnesid. Nad ei räägi rahust ega leppimisest. Nad räägivad igavesest džihaadist ja kättemaksust. Kas me jätame midagi 2 silma vahele? Kuhu see võiks veel minna, kui mitte mingil hetkel veelgi suurema eskalatsioonini? Vaata, me peame eristama retoorikat ja tegusid. Ma mõtlen, me räägime enesekutsutud vastupanu teljest. Nii et nende eesmärk on jätkata oma džihaadi, oma vastupanu. Ja seni, kuni on veel, mille vastu vastupanu jätkata, ja need on Ameerika Ühendriikide sõjaline kohalolek piirkonnas ning Iisraeli olemasolu, nad peavad seda lippu edasi kandma. Nii et ma näen seda retoorikat pigem kui teate küll. Räägiti palju sellest, kuidas Iraani toetatud rühmituste võrgustik on laiali saadetud, et see pole enam tõhus. Nii et nad püüavad näidata, et nad on endiselt asjakohased, nad tegutsevad endiselt ja ühtse tervikuna, aga nad ei vii oma sõjaliste operatsioonide taset kõrgemale tasemele. Nad ei ründa Iisraeli. Nad ei sihi olulist energiataristut Araabia lahe riikides, välja arvatud Saudi Araabia. Ja see seletab, miks me nägime väga haruldast ühist
USA ja Saudi Araabia operatsiooni mitmes piirkonnas Iraagis Iraani-meelsete relvarühmituste vastu. Nüüd, see sõda algas ühiselt USA ja Iisraeli sõjaliste operatsioonidega. Nüüd näeme USA ja Saudi Araabia ühiseid operatsioone. On selgelt näha, et siin kujuneb välja telg, isegi kui Saudi araablased keelduvad Iisraeliga avalikku diplomaatilist suhtlust pidamast. Kuid see, mida me siin näeme, on kaine pilguga piirkond. Naheäärsed Araabia riigid mõistavad, et nad ei suuda neile jätkuvatele rünnakutele vastu seista, olgu need siis otse Iraani või selle toetatud rühmituste kaudu, ilma vastuseta. Kas need vastused on piisavad Teheraani heidutamiseks? See on väga ebatõenäoline, sest kui me vaatame, kuidas nad nimetavad oma operatsioone Pärsia lahe Araabia riikide vastu, siis nad nimetavad seda võiduoperatsiooniks. Erinevalt sellest, kuidas nad nimetasid operatsioone Iisraeli vastu. See oli tõeline lubadus. Miks tõeline lubadus? Sest Iisrael ründas nii, et nad lubasid kätte maksta. Aga nüüd see ei lähtu enam vastulöögi loogikast. See on nende võit. See on nende hetk, et juurutada piirkonnas uut tüüpi staatust. Siiski hoiduvad nad endiselt sõjaliste operatsioonide viimisest kõrgematele tasemetele ja täiemahuliste sõjaliste operatsioonide alustamisest. Kas sul on aimu, mida need Pärsia lahe riigid mõtlevad? Ma tean, et eriti Saudi Araabia puhul on see väga läbipaistmatu, aga vaata, Iisraelis võib väita, ja see on, paljud inimesed väljendavad. See riik on valmis uuesti võitlema, kui me usume, et sellel on mingi tähendus, kui see viib kuhugi, kui see on osa suuremast pildist. Veel üks voor, veel üks väike operatsioon. Ma arvan, et see oleks praegu iisraelastele raske maha müüa. Aga riigil on tahe selle telje vastu võidelda, nagu me seda kirjeldame. Aga kuidas on lahe riikidega? Kas neil on tahet võidelda? Kas nad üritavad kulisside taga kokkuleppeid sõlmida? Mida me saame öelda selle kohta, kuhu nemad tahavad, et see olukord liiguks? Vaata, David, see on kõikehõlmav. Me räägime 4 Pärsia lahe Araabia riigist. Saudi Araabiast, Araabia Ühendemiraatidest, Kuveidist ja Bahreinist, kes korraldasid rünnakuid Iraani vastu Iraani territooriumil. See olukord on enneolematu. Me pole kunagi varem näinud sellist dünaamikat nende riikide vahel, kus nad oleksid olnud otseses sõjalises konfliktis. Ja seega ühest küljest peavad nad säilitama oma hoiakut. Teisest küljest kuulen ma näiteks Araabia Ühendemiraatidest. Miks ei ole Araabia Ühendemiraate sihikule võetud? Õige. See oli kõige rängemini kannatanud riik. Rohkem kui Iisrael, rohkem kui ükski teine riik. Miks? Minu arusaamist mööda on Abu Dhabi ja Teherani vahel kokkulepped, et neid rünnakuid vältida. Näiteks Iraanis on teatud kaupade puudus. Võib-olla jõuavad need kaubad Islamivabariiki vaikiva heakskiidu kaudu. See on miski, mis võiks seda dünaamikat seletada. Nii et ühelt poolt need riigid püüavad Teheranile märku anda, et nende vastu suunatud agressioonile ei jää vastuseta. Teisalt nad mõistavad, et nad ei saa geograafiat muuta. Nad peavad jätkuvalt elama Iraani kõrval. Iraani kõrval, mis on selle julgustatud, radikaliseerunud režiimi kõrval, mis ütleb, et see on ühtne ja et iga operatsioon on operatsioon võit, tuleb sellega väga ettevaatlikult suhelda. Ja seega ühelt poolt nad näitavad, et nad ei jäta Iraani rünnakuid vastuseta. Teisalt on vähemalt mõned riigid asunud suhtlema mõistmiste kaudu Islamivabariigiga.